tere hommikust, Baby Ben ja häid jõule! Ho! Just nimelt, Baby Ben, on jõuluhommik. On aeg oma kingitused avada. Mis viga, Baby Ben? Oh, Heldeke, sinu sokis pole kingitusi. Siin peab mingi eksitus olema. Võib-olla sa ärkisid liiga vara üles ja jõuluvana pole veel käinud. Hea idee, Baby Ben. Lähme Baby Tommile külla ja vaatame, kas ta on kingitused saanud. Hei, Baby Tom, häid jõu! Oh, Heldeke, no sellepärast me siia tulimegi, et küsida. Baby Ben ei saanud ka oma kingitusi täna hommikul. Ma loodan, et jõuluvanal on kõik korras. Ma arvan, et see on hea idee, Baby Ben. Helistame autopatrulli ja küsime neilt, kas nad saavad aidata meile aru saada, mis jõuluvanaga juhtus. Autopatrulli telefoni juurde. Matt, Frank, Hector, meil on jõulusegadus. Jõuluvana pole kellelegi kingitusi autolinnas viinud. Mis me teeme? Ma arvan, et sul on õigus, Matt. Me peame otsimisgrupi tegema. Mine sina autolinna tänavatele ja küsi, kas keegi on midagi näinud. Hector, sa saad ülevalt otsida ja Frank, sina saad jõe kõrvalt otsida. Päästame jõuluvana! Mis see oli, Hector? Kas kuulsid midagi? Hector, kas kuulsid seda? Kas see on see, mida ma arvan? Ongi! Jõuluvana! Ta on korstnas kinni! Frank! Jumal tänatud, et sa liiga kaugele ei läinud. Me leidsime jõuluvana. Kas arvad, et saad Matti raadiot pidi kätte ja öelda talle, et ta tuleks tagasi ja jõuluvana korstnast välja aitaks? Hei jälle, Baby Ben ja Baby Tom. Matt, kas sa said Frankilt raadiosõnumi kätte? Just nimelt, jõuluvana on tõesti korstnas kinni. Lähme kiiresti tagasi autopatrulli peakorterisse. Hector, Frank, kuidas läheb? Tore! Frank ütles, et jõuluvana on pooleldi korstnast väljas. Kuhu sa lähed, Frank? Hurraa! Te tegite seda, autopatrull! Te päästsite jõuluvana! Kas kõik on korras, jõuluvana? Sul on tõesti pea õlgade vahel, Baby Tom, aga sul on õigus. Mis kingitustest saab? Vaata! Frank suutis kingitused korstnast kätte saada. Sa tõid kõigil nii palju kingitusi, et sa jäid korstnasse kinni. Võib-olla peaksime järgmiseks aastaks suurema korstna ehitama.
Nüüd on see hetk, mida me kõik oleme oodanud. Kingituste aeg. Sul on õigus, mitte sinu jaoks, jõuluvana. Sul peab veel kingitusi ärajagamiseks olema. Aga öelge kõik aitäh ja häid jõule jõuluvanale, enne kui ta ära läheb. Aitäh, jõuluvana. Häid jõule kõigile. Head aega. Autopatrull. Hei, Suusi. Kuhu sa lähed? Sõbra ämberiga kokku saama? See kõlab lõbusalt. Hei, vaata! Baby Tom ja Baby Jeremy lähevad sama teed. Hei, beebid! Vaata ette! Suusi, kas sinuga on kõik korras? Sa kukkusid teeauku. Me lähme otsime kellegi, kes sind välja aitaks. Mis see on, Baby Tom? Sa tahad helistada autopatrullile? Hea idee! Kiirustame! Kiirustage, beebid! Me ei saa Suusit jätta sinna üksinda! Sõbrad, meil on hädaolukord. Suusi kukkus hiiglaslikku teeauku. Kas te saaksite tulla kohe ja teda välja aidata? Saate? Suurepärane! Läki! Võta aeglasemalt, Matt, see tuleb kohe. Ole ettevaatlik. Ära muretse, Suusi. Autopatrull tuli sind päästma. Sõbrad, mis me esmalt teeme? Hektor tõmbab Suusi teeaugust välja. Olgu, sõbrad. See kõlab hea ideena. Lähme! Kas oled valmis teda üles tõstma? Olgu, Hektor, teeme ära. Tundub hea. Mis viga? Sa ei saa Suusit kõrgemale tõsta? Ei? Olgu, Hektor, pane Suusi tagasi maha ja me mõtleme välja uue viisi, kuidas teda päästa. Matt, kas me peaksime vaatama, milles on probleem? Heldeke, liiga pime on, et näha midagi. Kas sul on mõni idee, Hektor? Mis see on? Kas sa kavatsed kasutada oma otsingulampi, et valgustada teeauku? Hea idee! Ma saan aru, Suusi rattad on kinni. Mida me teeme?
on ideid? Sa arvad, et Frank peaks kasutama oma veejuga, et pesta maha kogu kleepuv muda? Olgu, Matt, lase minna! Valmis, Hektor? Hästi tehtud, sõbrad! Vinge tiimitöö! Kas me peaksime tegema kindlaks, et teisi autosid ei kukuks sisse? Ideaalne! Suusi, kas oled nüüd valmis ämberiga kokku saama? Hea töö, autopatrull! Varsti näeme! Hei, sõbrad! Lõpuks ometi on suvi saabunud! Kas te olete selle üle õnnelikud? Vaata ette! Mis see oli? Tundub nagu veerõhk kanalisatsioonis oli liiga tugev ja see pani hüdrandi välja hüppama. Kutsume autopatrulli appi. Hei, autopatrull! Ma nägin, et te vaatasite pealt ja märkasite, mis juhtus. Lähme sinna ja aitame Tommi ja Tysonit. Mis on, Matt? Paneme kõigepealt Tysoni rataste peale. Aga kuidas me seda teeme? Tom ütles, et ta saaks oma puksiirimise konksu kasutada, kui ta vajab abi. Frank, Matt ütles, et sa saaksid oma redelit kasutada Tommi aitamiseks. Hästi, nüüd me peame selle lekke peatama. Eks ole, Matt? Tyson, Matt ütles, et nad lähevad Tommiga olukorda uurima. Sina jää siia ja keela autodel lähedale sõita. Heldeke, see on suur merekapp, mis kinni jäi. Me peame selle ära võtma. Tom, kas sul on ideid? Kas sul on õli kaasa võetud? Me saaks seda kasutada, et aidata merekarbil läbi pääseda. Olgu siis. Matt ütles Hektorile, et ta võtaks õlikanistri ja valaks selle merekarbi peale.
ma loodan, et see töötab. Jaa, see töötas. Hästi tehtud. Tom, õnneks oli sul õli kaasas. See peaks kanalisatsioonis rõhku vähendama. Läheme tagasi autolinna. Rõhk on ühtlustatud, aga meil on ikka veel see veeloik. Mis me sellega peale hakkame? Sinu paak on tühi ja sa saaksid vee ära imeda? Mis sa arvad, Matt? Olgu siis, teeme selle ära. Hea tööd, Tom. Nüüd näeb see tänav välja samasugune nagu enne. Aitäh abi eest, Tyson. Head aega. Nautige suve. Autopatrull. Hei, Flavi, see on ikka väga raske koorem, mida sa vead. Kas oled kindel, et sellega on ohutu üle silla sõita? Flavi, võib-olla pole see piisavalt tugev. Tundub, et see koorem oli silla jaoks liiga raske ja nüüd oled sa kinni. Kutsume parem Matti ja Franki sulle appi. Hei, Semud! Meil on teid sillale appi vaja. See kukkus kasti ja ootab Flavi raske koorma tõttu kokku. Ning nüüd on ta kinni. Lisaks ei saa silda ületada ka kraana Charlie. Flavi, ära muretse. Matt ja Frank on nüüd siin. Ja tundub, et neil on päästeplaan olemas. Flavi, enam ei lähe kaua. Heldeke, tundub, et Flavi on ka Matti ja Franki jaoks liiga raske. Frank, kas sul on mõtteid? Loomulikult. Meil tuleb Flavi koormat vähendada ning alles seejärel proovida ta sillalt ära tõmmata. Aga kuidas? Hea mõte! Charlie, kas sina saaksid seda teha? Tundub lihtne. 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd peaks Mattil ja Frankil olema palju lihtsam Flavi katkiselt sillalt ära tõmmata. Flavi, see töötaski. Te päästsite Flavi. Oot.
äkki saame neid materjale, mida Fluffy vedas, kasutada uue silla ehitamisel? Charlie, kas sa arvad, et saaksid sellega hakkama? Mitte veel, Charlie. Esmalt tuleb plokid paika panna. Just nii. Pane esmalt plokid paika. Nüüd on aeg mõned metalllehed plokkidele laotada. Hästi tehtud, Charlie. Sa ehitasid uue silla. Suurepärane meeskonnatöö. Kõik on taas ohutu ning meil on kuni uue silla valmimiseni asendus olemas. Varsti näeme!